Head sõbrad, tervitan teid 4. advendil. See 4. advent on sellise omapärase tundega pühapäev, seepärast, et ta nagu otseku on juba jõulud, aga päris ei ole ka veel. Ja eks ta niimoodi ole. Aga me räägime täna jõuludest, me laulame jõululaule. Ja täna ma tahan rääkida sellest, kuidas ja miks sõna on saanud lihaks. Maarika jagab meile algussõna ja Elli ja Alex laulavad meile. Tore, et sa oled täna koos meiega. Jumala õnnistagu sind ja Jumala õnnistagu tänast virtuaalteenistust. Me alustame Jeesuse nimel. Keset pimedat talve. Ma tahan märgata valgust läbi tuhkhalli pilve. Ma tahan märgata elu keset lõppenud lootust. Ma tahan märgata kus piiriks on taevalautus, sest tean, et pimedus ei võida, tean, et pimedus ei jää ja valgus jälle koidab ja hommik jälle käes, sest et pimedus ei võida, tean, et pimedus ei jää ja talvel külm saab mööda, tuleb jälle kevade. Tean, üks valgus kiirdeb lõppu pimeduse võimule. Tahan märgata algust, mis tundub väikene veel. Ma tahan märgata algust, mil suurus peidus on see. Jälle koidab ja hommik jälle käes, sest et pimedus ei võida, tean, et pimedus ei jää ja talvel külm saab mööda, tuleb jälle kevade. Tean, üks valgus kiirdeb lõppu pimeduse võimule. Ma tahan märgata rõõmu, mis peidus kurbuse sees. Ma tahan märgata rõõmu ja kaduda temasse. Ma tahan märgata usku, mis suurem kui meie kõik. Ma tahan märgata usku,
valgus kiirdeb lõppu pimeduse võimule. Good morning. I'd like to start by sharing a Bible passage from Isaiah 55, verses 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. One might think that this is somewhat a peculiar passage to be sharing Christmas week, but it has become particularly relevant to me this week, and I thought that I would share some thoughts with you under the theme Interruptible. Let's first cast our glance back to Mary, the mother of Jesus. Here was a young woman engaged to be married when she was visited by the angel Gabriel in Nazareth to announce that she would conceive and give birth to Jesus, the Son of God. I'm sure that her mind had previously been involved in planning for her wedding and all that that might have entailed at that time. And now this? And how does she respond? Without flinching, she answered, I am the Lord's servant. Let everything you've said happen to me. An unconditional willingness to acknowledge that this must be God's plan for her life. And so I found myself a few weeks before Christmas with my extensive notebook of lists, thinking that I had it all under control, when sadly, into the midst of the joyful anticipation of Advent, we were plunged into the loss of one very dear to us. My notebook lists went out the window as my thoughts and mind went to helping to plan the funeral and all that is involved with that. Why? Because we wanted to give the very best that we could to ensure that dear Ilme had a meaningful farewell. Interruptions remind us that we are not in control of our schedules or outcomes because God is. This helps us release frustration, and how I needed that this week, and trust in God's greater purpose. In Proverbs 16:9 we read, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. When we acknowledge this, we come to the understanding that these unexpected interruptions shouldn't be viewed as annoyances or frustrations, but rather as divine appointments, opportunities orchestrated by God to love and serve others. And now, yes, my plans for Christmas might be scaled down and I might be behind schedule, but I'm trusting that being interruptible was the path that God had planned for me this year. My prayer for myself and us all is that we can live our lives as Mary did, ready to set aside our own agendas to participate in God's kingdom work, which often happens in the most unexpected yet wonderful ways. May we all be blessed as we prepare to celebrate the birth of Christ. Let's pray. Dear God, in the midst of the joyful anticipation that the Christmas season brings us, help us all to live with open hands, open hearts, ready to set aside our own agenda to participate in God's kingdom work. God, we pray for all our sisters and brothers who gathered to celebrate your birth in Estonia and here in Canada. May this be a time of renewed commitment to you from all of us. And we pray for those who are mourning or struggling with serious health concerns. I pray that you would envelop each and every one in your loving hands as we sense your presence in a new way this Christmas. We pray for this service, for the message, as Pastor Dimo shares with us, and the music. We long for your presence and your touch this Christmas. Amen. I have traveled many moonless nights, cold and weary,
with a babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and chosen me now to carry your Son. I am waiting in a silent prayer. I am frightened by the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your plan. Help me be strong. Help me be. Help me. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Breath of heaven. Täna, 4. advendil tahan jagada teiega jõuluevangeeliumi, aga seda mitte Luuka evangeeliumist, kus me oleme harjunud seda lugema, vaid hoopiski nii, nagu Johannes on selle kirja pannud. Ma loen Johannese evangeeliumi 1. peatüki algusest. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus.
Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. See on Jumala sõna. Ei ühtegi karjast, ei ühtegi inglit, ei ühtegi tähte, ei lehmasid ega lambaid, ainult sõna sai lihaks. Kui Luukas, kes kirjeldab ainukesena nii detailselt evangelistidest Jeesuse sündi, kirjeldab seda otse kui pühapäevakooli jutustust, kus räägitakse konkreetsetest detailidest, siis Johannes teeb seda hoopis teistmoodi, teeb seda pigem sümbolistlikult, minimalistlikult, aga mõlema evangelisti sõnum on üks ja sama ja see on, et sõna sai lihaks. Üks 1990. aastate hittsingleid oli John Osborne'i laul One of Us. Ja see pälvis 7 Grammy nominatsiooni. Laul on selline vaimse otsingu lugu ja käsitleb küsimust, et kuidas me mõtestame Jumalat tänapäeva kaasaegses maailmas ja refräänis küsitakse, aga mis siis, kui Jumal oleks üks meie hulgast, üks meist, lihtsalt selline suvaline, nagu meie, üks võõras bussis, kes lihtsalt püüab kuidagi koju jõuda. Kui see laul raadiotes hakkas kõlama, siis see tekitas väga suure mõju laine ja küsimuste laine. Raadiojaamad, kes seda mängisid, said palju telefonikõnesid selle loo kohta. Inimesed olid vaimustatud sellest ideest, et Jumal on ja elab meie keskel, on saanud üheks meist. Ja kuigi kogu laulu sõnad võivad tunduda mõneti lugupidamatud ja teoloogiliselt ebatäpsed, tabavad need siiski jõulude olemust väga täpselt. See just juhtus, kui sõna sai lihaks. Jumal sai üheks meist. Jah, ta ei olnud keegi, kes lihtsalt bussis istudes püüdis võib-olla kuskile jõuda, kuskile koju saada, vaid tal olid natukene teised ja täpsemad ja selgemad eesmärgid. Aga ta tuli oma kodust, et meid juhatada koju. Ma ei tea, kas sa oled mõtelnud selle peale, et miks Johannes võtab Jeesuse kirjeldamisel või tema iseloomustamiseks või tema nimetamiseks sellise sõna kui logos, mis on siis sõna. Oleks võinud ju olla Messias, oleks võinud olla tee või tõde või milline iganes nimedest, millega Jeesus ennast ise nimetab. Mina olen eluleib, mina olen viinapuu. Aga Johannes ütleb ja paneb kirja, alguses oli sõna. Sellele võib päris mitmeid selgitusi anda. Üks põhjus võib olla see, et ta soovis olla relevantne või mõistetav kaasaegsetele, kellele ta püüab ju tegelikult selle kirja kirjutada. Ta ei kirjutanud seda evangeeliumi mõeldes meie peale, vaid ta mõtles nende inimeste peale, kes temaga koos elasid ja püüdmaks siis omamoodi tõestada või anda vähemalt mõtteainet inimestele, et Jeesus Kristusel on seos Vana Testamendi Jumalaga. Ta on Jumalast ja ta on Jumala poeg. See oli ta eesmärk.
Ja logos oli küllaltki oluline mõiste Kreeka filosoofias, logos, sõna, idee, mõte. Ja samas, kui sünagoogides jumalateenistuste ajal pühakirja loeti, tekkis mõnel pool vajadus heebreakeelsed tekstid suuliselt araamia keelde ümber tõlkida. Ja see viis lõpuks selleni, et sündis araamia keelne piibli töötlus, mida kutsuti targumiks. See ei olnud otseselt Vanatestamendi tekst, vaid see sisaldas Vanatestamendi teksti ja see sisaldas ka juudi traditsioone. Ja kui nüüd võrrelda Vanatestamendi algkeelseid, heebreakeelseid tekste selle targumiga, selle araamiakeelse teosega, siis selgus, et seal, kus algkeeles on öeldud issand või jumal, on araamiakeeles öeldud sõna, mis siis on memra araamiakeeles. Seega, sõna oli võrdsustatud otseselt Jumala isikuga juba enne Johannest, juba enne Uut Testamenti. Ja nii võib oletada, et Johannes püüdis luua oma lugejates otsese seose Jeesuse isiku ja Iisraeli Jumala vahel. Seesama Iisraeli Jumal on ka Jeesus Kristus. Nagu Jumal oli alguses, oli ka Jeesus alguses kogu loomise juures. Alguses oli sõna. Aga ma toon ühe võimaliku põhjenduse veel. Miks Johannes võis kasutada Jeesuse puhul nimetust logos? Nimelt, Jumala sõnum Jeesuse kaudu ei olnud edastatud nii palju Jeesuse sõnades, Jeesuse õpetuses, kuigi sellel on oluline koht, vaid milleski enamas. See, mida ta rääkis, ta peamine eesmärk või missioon ei olnud tema õpetus. Ma ei tea, oled sa mõtelnud selle peale, et sa võid võtta kogu Jeesuse õpetuse ja elada tegelikult Jumalast mööda. Sa võid võtta kogu mäejutluse ja omamata igasugust suhet Jeesuse või Jumalaga. Võttes Jeesust ainult tema õpetuse järgi, sest ta oli suurepärane õpetaja, ei jõua me peamiseni. Vaid Jumal kõneles peamiselt läbi Jeesuse elu. Läbi selle, kes ta oli. Ta oli ise Jumala sõnum. Tema elu, tema missioon, tema isik. Ta ise oli sõna. Loomulikult on tema õpetus oluline, nagu ma ütlesin, aga peamiselt kandis Jumala sõnumit just Jeesuse isik, Jeesuse elu. See, kes ta on. Jeesus ütles, kes on mind näinud, see on näinud isa. Ta ei ütelnud, kes on mind kuulnud, vaid ta ütles, kes on mind näinud. Ja Heebrea kiri algab nii: Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailma teinud. Jeesus ise oli Jumala sõnum, logos. Jumal räägib poja kaudu. Jeesus on sõna. See kirjakoht Heebrea kirjast seob otseselt ka Jeesuse maailma loomisega. Tema läbi on maailm tehtud. Millega Jumal loomisprotsessis peamiselt tegeles? Ta ütles ja öeldakse sõna. Ta ütles, saagu valgus. Nii et Jumal lõi maailma oma sõnaga, Jumal hoiab koos maailma oma sõna logosega. Ja Johannes kirjutab, see logos, see sõna sai lihaks. See tänane peamine küsimus, mida ma tahan jutluses esitada, on ja sellele vastata, miks pidi logos lihaks saama? Miks pidi see inkarnatsioon sündima? Ma toon piiblist 4 põhjust. Need põhjuseid võiks tuua kindlasti rohkem, aga ma usun, et need 4 võtavad piisavalt hästi kokku Jeesuse kui sõna, Jeesuse kui logose missiooni. Esiteks, et tuua rahu. Teiseks, et me näeksime Jumala au. Kolmandaks, et näidata meile pühadust. Ja 4, et me saaksime osa tema olemusest ehk Jumala olemusest.
Ja ma lühidalt puudutan kõiki neid 4 punkti. Esiteks, et tuua rahu. Kolossa kirjas 1. peatükis 19. salmist edasi on kirjutatud, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas, see on siis Jeesuses, elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Armsad, täna me näeme, on maailm tohutus rahu defitsiidis. Maailm on nägemas vaeva, et tuua nendesse kriisipiirkondadesse rahu. Ilmselgelt on siis mingisugused pooled, mis näevad vaeva, et seda rahu lõhkuda, et seda rahutust tekitada. Aga üldjoontes tsiviliseeritud maailm reeglina püüab siis taodelda rahu, aga see ei tule välja. On see siis Ukraina, on see Palestiina ja Iisraeli konflikt, on see Aafrika erinevad konfliktid. Rahu teha on väga keeruline. Sõdade algus on ühel või teisel moel alati isekus, enesekesksus või ka kurjus. Ja need samad pooled, kes on ühel või teisel moel kantud sellest isekusest ja enesekesksusest, peavad siis leidma kuidagi ja kusagilt selle ressursi, et leida ka põhjust rahuks. Ja seda ei ole kerge leida. See rahu, millest Paulus räägib, ei ole poliitiline rahu. See on rahu inimese ja Jumala vahel. Eedeni aiast alates on olnud üks vaen, üks mäss, üks lahutamatu selline kuristik inimese ja Jumala vahel. Seda sõda ei alustanud Jumal, vaid inimene, kes valis Jumala asemel Jumala vastase. See oli inimese valik. See oli mäss Jumala vastu. Selle maailma valitseja on täna hingevaenlane. Meil pole põhjust luua illusioone, et siin maa peal kuidagi me oma inimesed hakkavad korraga heaks ja sünnib paradiis. Selle maailma valitseja on täna see, kes on kogu selle kaose tekitanud ja inimkonna juhtinud sellesse, kus inimesed täna on. Hingevaenlane valitseb seda maailma. Aga vaatamata sellele on täna Jeesuse Kristuse kaudu võimalik luua otse kui selle õhuvalla vürsti valitsetaval maal neid Jumala riike. Ja see Jumala riik, kus sünnib Jumala tahe. Ja Jumala tahe sünnib seal, kus usutakse Jumalasse ja kus kuuletutakse Jumalale, kus valitakse Jumal. Et selle maailma valitseja on täna hingevaenlane, kellel on põhimõtteline vaen Jumala vastu. Et kui selles elus lihtsalt elad, lihtsalt lased ennast sellel maailmal kuidagi viia, oma mõtteid, oma elu, siis sa paratamatult ühel või teisel moel Jumala vastu või vastassuunas Jumala tahtele. Kui sa vaatad tänaseid maailmaprotsesse, see on aina rohkem antikristlik. See, mis sünnib koolides, see, mis sünnib meedias ja nii edasi, aina enam antikristlik ehk siis Kristuse vastane. Ja vaatamata sellele, et Jumal ei ole seda sõda inimese ja Jumala vahel alustanud, on ta toonud kujuteldamatult suure ohvri. Tema, kes ei alustanud seda konflikti, tema on toonud selle ohvri, et tuua rahu. Ja selle rahu saavutamiseks ei ole muud vahendit olnud, kui et sõna, Jumala poeg, pidi saama lihaks. Pidi saama inimeseks. Jumala poeg pidi saama inimese pojaks ja kandma inimese pojale mõeldud karistus. Rahu saabus, nagu Paulus kirjutab, ristivere läbi. Ja see sõna logos, see, kelle kaudu on loodud kogu maailm, kelles hoitakse koos kogu maailm, tema pidi alanduma orjaks, isegi kurjategijaks, kes mõistetakse süüdi. Küll mitte iseenda kuritegude pärast. Selleks, et inimese ja Jumala vahel võiks olla rahu. Nii on täna igal inimesel, sinul ja minul, võimalus valida see rahu, selles rahutusmaailmas. Rahu Jumalaga ja rahust Jumalaga algavad kõik teised rahud meie elus. Billy Graham on ütelnud, tõeline rahu tuleb ainult Jeesusest Kristusest, sest tema on lepitaja Jumala ja inimese vahel.
Jeesus on lepitaja Jumala ja inimese vahel. Nii et Logos pidi saama lihaks, sõna pidi saama lihaks, et tuua rahu inimese ja Jumala vahele. Teiseks, et me näeksime Jumala au ja et me näeksime Jumala armastust. Johannes 1.14 ütleb, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust või tema au nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Ja 1. Johannese kirjas 4. peatükis seisab, Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Jeesus ütles, et kui te olete näinud mind, siis te olete näinud isa. Ma ei tea, kas sa oled juhtunud nägema filme, millel on alla kirjutatud tõlge kurtidele. Need, kes ei kuule midagi. Seal kirjeldatakse, seal ei ole lihtsalt kuidagi sõnu tõlgita või see, mida räägitakse, see ei panda kirja sinna, vaid sinna pannakse kirja ka, et nüüd on kõlamas romantiline viiulimuusika või nüüd on kõlamas sammud läbi sügiseste lehtede ja nii edasi. Või veel huvitavam on film pimedatele, kes ei näe, kus tekstiga audios kirjeldatakse, kuidas siis, ma ei tea, keegi sulistab jalgu soojas mererannas sellises 10-sentimeetrises vees või kuidas keegi trummeldab sõrmedega vastu lauda. Ehk siis see, mida pildis on näha, see püütakse välja rääkida selleks, et need inimesed, kes ei näe, need kuuleks ja nad looksid ise oma pildi peas sellest, mis toimub. See tähendab, et inimeseni tuuakse mingisugune dimensioon, mingi reaalsus, mida nad oma olekus ei ole võimelised muidu kogema või tajuma. Neil puudub sellele dimensioonile ligipääs. Ja millegi sarnasega võiks võrrelda sõna lihaks saamist. Jeesus tuli, et meile arusaadavalt, meile mõistetavalt, meile hoomatavalt, meile kogetavalt anda näha Jumalat, kes on ju nähtamatu. Ja Jeesuses näeme me Jumala kirkust, seda teistsugusust, seda kõrgemal olemist, seda omamoodi eraldatust. Ja samas Jeesus tuli, et näidata Jumala armastust. Ta on eksklusiivsusest astunud sammu alla, sest kõrgemal olemisest astunud sammu alla meie sarnasusse. Ta on tulnud meie lähedale. Ta on loobunud kõigest, mis on takistanud teda tulla meie lähedale. Paulus kirjutab Filiplastele, mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Kes? Ja ta kirjeldab seda, mida Jeesus tegi, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Armsad, selle põhjuseks ei olnud midagi muud kui armastus. Kui sa vaatad Jeesuse elu, siis millest see räägib? Seal on armastus, seal on aksepteerimine, seal on mõista püüdmine, seal on vastuvõtmine, seal on uue alguse võimalus, arm ja tõde. Jeesus ei alandanud käsuseaduse latti, et vahet pole, tehke mida tahate, sallime, lepime kõigega, Jumal armastab kõiki. See ei olnud see, ta kuulutas tõde, aga ta tegi seda läbi erilise armulikkuse, halastuse ja sellise laia pilguga. Ta ütles, mine ja ära tee enam pattu. See oli olukord, kus teised nägid ainult kahte võimalust. Kas siis Moosese seaduse tühistamist või kividega surnuks viskamist.
Ja see Jeesuse lahendus oli midagi kõrgemat, midagi laiemat, kui keegi oleks osanud välja mõtelda. Ja see oli see, mine ja ära tee enam pattu. See, mida ta tegi, abielurikkuja naine, see oli patt. Aga pöördu sellest. Ela teistmoodi. C.S. Lewis on öelnud, Jeesuse inimeseks saamine on suurim tõend sellest, et Jumal ei armasta meid ainult sõnades, vaid tegudes. Me vajame tegusi. Ütleme niimoodi, et tegusid saab teha ilma armastuseta, aga armastada ilma tegudeta on väga keeruline või ei saagi. Ja Jumal on tõestanud seda Jeesuses Kristuses. Nii et sõna sai lihaks, et tuua rahu ja et me näeksime Jumala au ja tema armastust. Ja kolmandaks, sõna sai lihaks, et näidata meile Jumala pühadust. Jõululoos, kui Jumala ingel ilmub Maarjale, Luuka 1. peatükis ütleb ingel, püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütakse püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Ja Peetrus kirjutab 1. kirjas, saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud, sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Armsad, kristliku elu eesmärgiks ei saa minu meelest muud olla kui pühitsus. Taodelda pühitsust, pühadust. Elu, mis on kantud meeleparandusest, pöördumisest, lõputust sirutumisest pühaduse ja puhtuse poole. Me oleme ja me jääme tõenäoliselt ekslikeks siin maa peal. Aga see ei ole tõdemus, et leppida patuga, vaid see on tõdemus, et meil on alati põhjust üles tõusta. Meil on alati põhjust püüelda ja taodelda pühitsust ja pühadust oma elus. Mitte jääda lamama, mitte jääda oma eksimustesse, mitte leppida sellise allavoolu minemisega, vaid lasta pühitseda end temal, kes on meie pühitsus. Tema, kes on püha, kes on meid kutsunud pühadeks. See, kes sind on kutsunud, hea sõber, tema on püha. Ja ta ütleb sulle, ma olen kutsunud sind olema püha. Ja see, kuidas sa saad järgida püha, see ainsaks mooduseks on see, et sa otsid oma elus pühitsust. Jeesus tuli ja tema pühaduse standard oli palju kõrgem kui variseride ja kirjatundjate oma, kuid samas ta tuli ja ütles, mina olen teie pühitsus. Ainus moodus, armsad, elada püha elu on lasta Jeesusel elada läbi meie elu. Otsida Jeesust, anda Jeesusele ruumi, ka keset oma kukkumisi ja läbi põrumisi. Dietrich Bonhoeffer on ütelnud, Kristus on Jumala pühadus inimkujul. See on pühadus, mis tuleb ise meie juurde, mitte pühadus, milleni me ise iial ei ulatu. See on pühadus, mis tuleb meie juurde, mitte see pühadus, milleni me iial ei ulatu. Ja 4. ja viimane punkt, miks sõna sai lihaks, on see, et meie saaksime osa Jumala olemusest. Peetrus kirjutab 2. kirjas, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja kõige suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu. Ja kuule nüüd, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Hebra 12:10, selle salmi teine pool ütleb, et me saaksime osa tema pühadusest. Saada Jumala loomuse osaliseks. Jumal ei taha jääda selliseks eemal seisvaks teooriaks või filosofeerimise objektiks. Kas ta ikka on või ei ole, kas ta on selline või teistsugune ja nii edasi ja nii edasi. Sõna on saanud lihaks, et me näeksime Jumalat ja et me saaksime osa temast. Et me oleksime üks temaga. See oli Jeesuse üks viimastest palvetest. Isa, tee nii, et nad oleksid meiega üks ja et nad oleksid üks omavahel. Paulus kirjutab midagi väga erilist, sest temas, Kristuses,
elab kogu jumalik täius ihulikult ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja iga meelevalla pea. Teie olete saanud osa tema täiusest. J.I. Baker on ütelnud, uus elu Kristuses tähendab midagi enamat kui moraalne muutus. See tähendab osa saamist Jumala enda elust. Ja ma ütleks niipidi, et see osa saamine Jumala enda elus, see toobki ka selle moraalse muutuse. Ja mitte midagi vähemat ei ole sõna inkarneerumisel eesmärgiks, kui et sina saaksid osa Jumala loomusest. Et sa võiksid elada Jumala parimat elu. Ma loodan, et tänane jutlus aitas sul veidi tõsta ühte perspektiivi oma elus ka kristlasena. See perspektiiv ei ole lihtsalt ellu jääda, lihtsalt midagi sooritada, ma ei tea, lihtsalt mitte väga palju pattu teha, kuidagi hädavaevu taevasse pääseda, vaid sõna sai lihaks, sest Jumal ja Jumala poeg sai inimeseks, kuningate kuningas sai orjaks, püha tuli siia patusesse maailma ja kandis patu karistuse, et me näeksime Jumala olemust ja et me saaksime sellest osa. Et see oleks osa meie elust või meie elu oleks osa sellest Jumala pärandist. See täius, mida Jeesus esindab, on meile kättesaadav, mida on kutsutud elama selles valguses, selles pühaduses, selles rõõmus ja selles kirkuses. Armsad, Jeesus tõi Jumala riigi siia sellesse patuga rikutud maailma, siia meie keskele. Jõulude sõnum ei ole midagi vähem kui sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkus täis armu ja tõde. Herbert Spencer, bioloog, filosoof ja antropoloog, kes populariseeris agnostitsismi 18. sajandil, tõi välja, et linnud ei lenda kosmosesse ja see oli tema jaoks piisav tõend, et ajaliselt määratletu ei saa ega suuda tungida ajatusse ega igavikku. Isegi kui Jumal oleks olemas, ütles Spencer, ei saaks me teda isiklikult tunda ega midagi tema kohta teada, sest linnud ei lenda kosmosesse. Ajaliselt määratletu ei suuda tungida ajatusse ega igavikku. Ja tal oli õigus selles osas, et linnud tõepoolest ei lenda kosmosesse ja mingil moel tõsi ka see, et me oleme oma liha ja luude kujul siin ja me ei suuda saada igavikuliseks kuidagi moodi. Kuid Spencer ei märganud seda tõelist tõde või olulist tõde, mida tähistavad just jõulupühad. Meie ei saanud igavikuliseks, kuid Jumal, igaviku looja, võib tulla ajaliselt määratletud tema loodud maailma. Igavik võib tulla ajalisuse sisse ja selle kaudu ilmutada meile tõde. Ja see on juhtunud siis, kui sõna sai lihaks ja elas meie keskel, et meie võiksime elada igaveses osaduses Isaga. Isa, me täname sind sinu armastuse eest. Me täname selle eest, et sa oled meile tulnud väga lähedale. Sa oled tulnud meile nii lähedale, kui saab. Sa oled saanud meie sarnaseks. Selleks, et meie näeksime sinu pojas, sinu armastust, sinu au, sinu pühadust. Ja mitte ainult, et ei näeks, vaid et me võiksime osa saada sellest. Issand, sa näed igat kuulajat, igat vaatajat täna. Me hüüame sinu poole ja ütleme, issand, aita meil osa saada sinust. Õpeta meid, kuidas me võiksime osa saada sinust rohkemal moel. Issand, me hüüame appi. Võta meie elu, anna andeks meie patud, puhasta meie elud. Ja las see sinu osa kasvada meie elus selliselt, et me võime öelda, et see, kes meid on kutsunud, on püha ja meie võime elada püha elu. Jumala auks ja kiituseks. Aita meid selles. Õnnista igat kuulajat ja vaatajat. Õnnista meie jõulupühasid. Anna palju armu, palju rahu. Ole ligi neile, kes tunnevad ennast üksikuna. Puuduta tervendava käega neid, kes tunnevad, et nad on, nende ihu või hing või vaim on haige. Jeesus, sina oled tervendaja. Tänu sulle. Amen.
Still, 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 one can hear the falling snow. For all is hushed, the world is sleeping. Holy star, its vigil keeping. Still, 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 one can hear the falling snow. Sleep, 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 'tis the eve of our Savior's birth. The night is peaceful all around you. Close your eyes, let sleep surround you. Sleep, 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 'tis the eve of our Savior's birth. Dream, dream, dream of the joyous day to come, while guardian angels without number watch you as you sweetly slumber. Dream, dream, dream of the joyous day to come. Still, 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 one can hear the falling snow. Selline oli 4. advendi virtuaaljumalateenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Hea meel, et olid täna koos meiega. Aitäh Marikale, aitäh Helile ja Aleksile, aitäh tõlkijatele, kõigile, kes on kaasa aidanud, kes on palvetamas, kes on toetamas koguduse tööd. Ärge jätke kindlasti vaatamata ka 24. detsembril, kui te kas lähete kirikusse või olete oma perega koos või olete mõlemad, kõige selle sees leiate ehk aega ka 3 tunniks panna arvuti või televiisor peale, et Toronto Eesti Baptisti koguduse jõuluõhtut vaadata koos jõuluõhtu mõtete, laulude, palvetega. Ja järgmine pühapäev ikka virtuaalne jumalateenistus samas YouTube'i kanalil. Võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Olgu teil imelised jõulupühad. Kohtume.